Meie issanda Jeesuse Kristuse arm ja Jumala armastus ja püha vaimu osadus olgu teie kõigidega. Aamen. Palun võtke istet. Armas kogudus, kui ma olin laps, siis ma väga hea meelega käisin kirikusse. Miks? Sellest oli üks selge põhjust. Tegelikult oli kaks põhjust. Üks põhjus oli see, et mul on vanem vend ja vanem õde. Ja see alternatiiv, et jääda nendega koos pühapäeval hommikul kodus, oli märgavalt hullem kui see alternatiiv, et liiguda rahulikult oma kalli emaga kirikusse. Siis ma palusin, kas ma tohin kaasa tulla. Ja siis tuli see teine põhjus, miks ma hea meelega läksin. See oli see, et ema ütles, kui sa oled vaikne, siis sa saad pärast pulgajäätist. Siis oli kiriku minek mulle kohe pühapäeval üks mitte püha kohustus, vaid puhas rõõm. See oli küll igav tavaliselt, aga ma kannatasin välja, sest ma teadsin, et pärast tuleb ju jäätist. Ja üht-teist ma ikka võtsin kaasa nendest kiriku käimistest ja üks sellest, ma mäletan seda väga selgelt, oli, et meie muidu suhteliselt kaasaegsest ja väga koledast kirikust oli üks ilus element ikka olemas ja see oli see antependium, seda ma tean täna, et selle nimi on antependium, toona ma ei teadnud. See oli see rätik, mis on siin altari ja kantsli ees. Ja kord tuli selline superpäev, et oli seal punane rätik. Ja see värv mulle nii meeldis. See oli nii ilus ja soe ja tore. Ja peale teenistust ma läksin, alati julgustati, et mingi ja andke tagasidet ja nii, see teoloogide jutt, öelge, kuidas meeldis ja nii, et mida me võiksime parandada. Ja ma käisin oma kirikuõpetaja juurde ja ütlesin, et kuulge, et palun pange rohkem seda punast värvi, see mulle nii meeldib. Ja ta vaatas mind pika pilguga ja ütles, eks me sellest veel räägime. Ja niimoodi see asi jäi. Kusjuures võib-olla see tekstiilikunstnik, kes need tegid, on täna siin, lihtsalt huvi pärast. Kui ta on siin, palun tõs, ei ole täna siin. Need mul äärmiselt meeldivad, need on isegi ilusamad kui need, mis olid minu kodukirikus. Te olete õnnelik kogudus, et nii ilusad sellised rätikud teil on, suurepärane. See punane värv on muidu puht sümbooliliselt üks väga huvitav värv, sest see võib igasugust tähendada. Seda me märkasime eile, kui me keelakooriga käisime Toomkiriku varemetesse torni ja vaatasime Tartut ja siis esimene kommentaar oli, punane lipp. Ja see šokk kohe läks mööda, kui me saime aru, et punase lipu peal on kirjas ikka A. Le Coq. Kõik on korras. Kui punase lipu peal on kirjutatud A. Le Coq või Coca-Cola või mis iganes, siis ei ole oht olemas. Siis meie siin Eestis teame, et see punane värv ei ole mitte ainult positiivne, et mina autojuhina ütlen ka, et see punane värv on tüütu värv, sest see paneb mind ju seisma. Samas ma kohe tunnistan, et tegelikult on see hea, et on ka punane värv olemas, et siis saab seal valgusfoori seista ja pisut mõtiskleda, mis järgmisena ja ka hea, et teistel inimestel on siis ka võimalus liikuda ja mina nii kauaks ootan. Ja muidugi puht positiivne on veekraanis see punane värv, et kujutame ette, et ei oleks punane värv seal veekraanides, oleks ainult sinine ja tumesinine, ehk ainult külm ja väga külm vesi, see oleks ju kurb. On ka seda näinud, aga parem on ikka sooja veega. Punane värv meil kirikus ikka ilus värv, sest see on püha vaimu värv, sellepärast see on siin ja alati, kui on püha, mis on seotud püha vaimuga, siis on see punane värv meil ees. Kes on see püha vaim, keda me tähistame täna? Sellest apostel Paulus meile kirjutas, see on rahu vaim. See on armastuse vaim. See on lepituse vaim. See on headuse vaim. See on kannatlikkuse vaim. See on heas mõttes alandlikkuse vaim.
see on muidugi ka kreatiivne vaim. Mis on vaim üldiselt? Vaim on see, mis mind inimesena ajab. Vaim on see, mis mind inimesena ajab. Niimoodi see on väljendatud Uues Testamendis. Vaim on see, mis inimest ajab. Kui ma ütlen, et jätkame samas vaimus, siis ma mõtlen täpselt jätkame samas vaimus, läheme samase suunasse, sama jõupingutusega, et teeme edasi niimoodi nagu oli. Ja mõnikord kõlas ka ajaloos, et see on üks teine vaim, see ei ole see vaim, mida meie tunneme ja mida meie jagame ja mis on Jumala poolt meile 4 pühapäeval kinginud, mida me täna mälestame ja tähistame. Vaim on siis see, mis meid ajab, see on suunatud jõud ja meie suur rõõm, meie suur tänupüha täna on, et meile kingiti Jumala vaim. Nüüd ma võiksin aamen öelda, aga seda ma ei tee, pisut rohkem ma räägin ikka veel. Miks siis see punane värv, mis mulle endiselt meeldib? Miks see punane värv? Sellepärast, nagu me loeme püha vaimu väljavalamise loost, apostlite tegude raamatust 2. peatükis, me oleme seda kõike kuulnud, ma ütlen ainult pool lauset, aga ma pean seda lugema, sest see ei ole minu aktiivses eestikeelses sõnavaras sees. Ja nad nägid otse kui harknevaid tuulekeeli. Harknevaid tuulekeeli. Sellepärast see punane värv. Ja algusest peale ma alati ütlesin sel hetkel oot. Tuulekeel. Tuule kohta on ju niimoodi, et on hea, kui tuli on õiges kohas, siis on see tipp-topp. Kui tuli on ahjus või pliidis või praeahjus või nii, siis on super. Saunas minu meelest ka. Aga kui tuli on vales kohas, siis on täitsa hull asi. Tuli teeb ju haiget, eks ole. Ma olen tagasi oma lapsepõlve kogemustest, need ürgsed kogemused. Tuli teeb ju haiget, kuidas siis võiks olla see mingisugune positiivne visioon, mis püha vaimuga on seotud. Tuli veelgi rohkem ja seda, ma ei pea seda kauaks seletama, tuli sööb seda, millest ta toidab ära. Tuli ei ole selline, kes ütleb, et kuule, ma jätan sulle paar puutükke alles, ma ainult põletan mõned ja ülejäänud jäävad sulle, väga hea. Vaid tuli sööb ju kõik ära, mida ta kätte saab. Ta on ju tegelikult ahne. Tahab saada süüa ja sööb kõike ära. Ja siis ma kuulen ja mõtlen nende jutluste kohta, mis ma olen kuulnud 4 pühadel, mis ma olen lugenud, kus alati toonitatakse, püha vaim on nagu tuli, mis kukub inimeste peale ja siis ma mõtlen juurde, sööb neid ära. Siis lõpuks inimesest jääb ainult tuhka ära. See on kõik, mis jääb meist, see on siis see tõotus, et kallid leerilapsed, et vaadake, tõotus on, et püha vaim tuleb täna teile palvetati teie ees, et tuleb püha vaim ja lõpuks on põletage. Olete võib-olla eriti, et seda näidata, kui väga põletavad, olete võib-olla sellised hektilised, hakata niimoodi duratselli jänese moodi oma usu välja elama ja siis lõpuks on tuhk, sest tuli sõi ära. Kas see on meie kristlaste saatus, et me kõik põleme läbi varem või hiljem, kui me oleme selline tammepuu võtab pisut kauemaks või kui me oleme lihtsalt mingisugune, ma ei tea, mis võsa sööb kiiremini. Ei, see nii ei ole. Siin on üks vihje sees, üks väga tähtis vihje, mida me ei tohi mitte kuidagi moodi, millest me ei tohi mööda vaadata ja see kehtib kusjuures kõikide
Apostlite tegude raamatute tekstide peale ja samuti ka kõik ilmutusraamatute tekstide peale. See tuleb alati näha konteksti, ei tohi võtta välja ja siis imetleda, et miks see on üks teine Jumal. Tuleb alati vaadata, et seal on üks kontekst. Ja mis on see kontekst? Oleks selline ilus mäng, aga ma ei hakka siin täna vaesed leerilapsi siin grillima, et räägisime, et tuli ei tohi. No. On üks koht Piiblis, kus see tuli ei söö ära. See on sel hetkel, kui Jumal kohtub Moosesega. Mooses jooksis ära, sest teda taga otsiti, nüüd abielus kellegagi, nüüd on kõrbes, ainus töö, mis on saadaval, on karjane, karjab seal mingid lambaid, suht igav. Ja siis ta näeb, et seal midagi põleb, mingi pöösas põleb seal. Ja lapsena ma mõtlesin, et ta läheb sinna, kuna ta näeb, et pöösas põleb, huvitav, miks ja nii. Seal, keegi, kes on sinna käinud, ma ei ole seal kunagi olnud, mis ma peaksin kõrbes tegema. Et keegi, kes on sinna käinud, rääkis mulle, et seal on mingid eteerilised gaasid ja see võib iga kell juhtuda, et seal mingi pöösas hakkab põlema, kui see on see õige pöösas. Ma arvan, et Mooses seisab seal ja vaatab, jälle põlev pöösas, okei. Ja siis tal ei olnud see kell, aga ikka põleb. Ja ikka põleb veel ja põleb veel edasi ja ikka veel põleb. Ei muuda tuhaks. Kuidas nii? Sel hetkel Mooses hakkab huvi tundma. Mitte sellepärast, et see pöösas põleb, vaid sellepärast, et miks see tuli teda ära ei söö. Missugune tuli see on. Ja ta läheb sinna ja siis ta kuuleb Jumala häält. Siis tuleb see ilmutus, mis on nii Iisraeli rahvale kui ka meile selline tähtis ilmutus, kus Jumal ilmutab ennast neile ja nende kaudu ka meile. Ja mis Jumal seal ütleb? Ma olen möönud, et see on huvitav, et meie 4 püha loos räägitakse, et püha vaim tuli nagu tuleleek, selle me oleme nüüd selgeks teinud, see on see sama tuli, mis seal on. See on see tuli, mis ei põle ära, mis ei söö ära teda, kelle peale ta kukub. Aga siin ei ole juttugi sellest, mida nad seal kuulutavad. Nad jooksevad välja ja hakkavad kuulutama. Aga nad ei ole öelnud, mida nad kuulutavad. Ma tahaks ju teada, kirikuõpetajana ma tahaks teada see edulugu, mida nad siis kuulutasid. Nii palju erinevatest keeltest. See vihje on siin samas. Nad kuulutavad seda Jumalat, kes on ennast Moosese juures ilmutanud. Sellest pöösas, mis põleb, aga ei saa ära söödud selle sama tulega. See tuli on see link nende 2 lugude vahel. Ja mis Jumal ütleb seal Moosese loos? Mooses küsib, kes sa oled? Ma tahan neile öelda, kes mind saatis. Mis on su nimi? Jumal ei ole loll. Ta teab täpselt, mis järgmisena tuleb. Kui ta ütleks mingi nimi, siis inimene ütleb, võimas nimi. Võtan, hakkan sellega võluma. Jumala nimel ma võlun midagi. Võlun asjad, millest Jumal ei ole mitte kunagi midagi öelnud. Hakkan võluma neid asjad, sest mul on tema nimi. Väga inimlik, väga vale. Siis Jumal vastab, mina olen. See on minu nimi. Mina olen. See on lubadus. See ei ole võlunimi, see on lubadus.
mina olen. Mina olen sinuga, Mooses. Mina olen sinuga. Mina olen teiega. Ja siis 4 pühapäeval sellel hetkel, kui nad näevad neid tuleleegid ja kõik see tuleb ülesse, 4 pühapäeval nad kuulevad, kuidas Jeesus ütleb, mina elan ja teie peate ka elama. Mina olen maailma valgus. Mina olen eluleib. Mina olen Jumalalt tulnud. Ja nad saavad aru sel hetkel. Lõpuks. No meil on igasugused saksa vanasõnad selle kohta, kui see kauem kestab, see arusaamine. Lõpuks nad saavad aru, kellega nad on kogu aeg tegelenud. Et see Jeesus, risti löödud ja üles tõusnud Kristus ongi mina olen. Ja see vaim, mida nad on saanud, on mitte ainult Jumala, vaid see on ka tema vaim. Ja ma olen kindel, et nad räägisid oma jutluses just sellest, kes Jeesus on. Leeritunnis on meil selline lause, et õpetajad alati kordavad ennast, palun vabandust, kui mina seda liiga keelalastele, ma ütlen palju vabandust, kui ma räägin liiga palju ja kordan asju, mida ma olen 1000 korda öelnud. Aga me ütleme alati, et kristlik usk on eelkõige usk Jeesusesse, Kristusesse. Ilus lause, et pähe õppida. Kristlik usk on eelkõige usk Jeesusesse, Kristusesse. Mina olenid Jeesuses ära tunda. Ja siis on üks teine mõtte seal veel, ja see on juba enam-vähem minu viimane mõtte selles jutluses. See teine mõtte, mis Moosesele oli öeldud, sellest põlevast puust, kus mina olen, on, ja talle selleks oma vaimu annab. See teine mõte, mis toona öeldi, oli minna alla ja räägi faraole, lase minu rahvast ära minna, et nad mulle teeniksid. Üks vabaduse sõnum. Mine, Mooses, ja vabasta neid minu vaimus. Ja mis on see meie jaoks? Mis on meie sõna maailmas, kui see on tegelikult pikk protsess sellest aru saada inimesele, millest ma sõltun ja millest mitte. Millest minust tuleks vabastada ja millest mitte. Ma ei usu, et nad on sellel hommikul, kus nad olid vaimustuses, et nad kõik sellest läbi nägid ja said kohe aru, mida tuleb inimestele nüüd öelda. Mida nad said, oli midagi, mis Mooses toona ei saanud. Nad said veel ühe annet selle vaimuga. Nad suutsid äkitselt inimeste keeltes rääkida. Nad suutsid inimeste keeltes rääkida. Nad ei pidanud enam ootama, et inimene õpib nende keelt ära. Sina, rumal, õppi Jumala keelt ära ja siis ma hakkan sinuga rääkima. Vaid vastupidi, nad suutsid niimoodi rääkida, et neid aru saadi. Ja siin on see nii ilusti öeldud, mehed, naised, lapsed, vanad, kõik said Jumala vaimu ja kõik said inimestega nii rääkida, et see läks inimestele südamesse, et nad said tuttavaks mina oleniga, et nad imestasid selle üle, milline vaim on mina olenil
see vaim, mis põleb, aga mis ei söö ära. Sellest nad said aru ja see on, armas kogudus, meie ühine kristlik missioon. See mul väga meeldib, et see 4 püha lugu ei ole selline, et Jumal ütleb, nii, ma olen vaatanud nüüd, see Peetrus on küps. Peetrus, palun tule siia, ma annan sulle Jumala vaim, Pinks, sul on nüüd see tulevisioon. Ja nüüd vaatame, Maria Magdalena, sa olid nii tubli, et olid kogu aeg seal, kus ma olin ristil. Tule sina ka, plõks, sina saad ka püha vaimu, see on sinu isiklik teekond minuga, see on sinu asi, sa oled nüüd mingi sammu võrra kõrgemale tõusnud ja võid teisi nüüd kamandama ja kõik need asjad. Ei ole, see tuleb kõigide peale, siin seisab. Ma ei hakka kogu nüüd ette lugema uuesti. Nad kõik olid koos samas kohas. See tähendab, armas kogudus, Jumal annab oma vaimu ainult meie kõikidele. Mitte ainult mõnedele välja valitutele, vaid meie kõikidele. Kõik andid saavad Jumala vaimu poolt soojendatud, maalitud, muudetud. Kõik õnnistused, mis me ise saame, saavad õnnistuseks teistele. Mõnikord väga vaikselt ja mõnikord ka vaimustunud ja valjult. Sõltub kontekstist, sõltub meist, sõltub sellest, kuidas me ise tunneme ennast ja sõltub sellest, kuidas need inimesed, kellega me suhtleme, kuidas nemad on praegu seostatud. Ma ei pea olema deklamaator ja kogu aeg karjuma, kuidas see asi on. Jumala vaim vahelt ka sosistab ja jõuab just niimoodi minu juurde. Ja meie armas kogudus, meie oleme need, kes mina olen ise uskume ja kes niimoodi saavad teistele õnnistuseks selle usu kaudu, et me leiame need võtmed, mis avanevad teiste inimeste südamed niimoodi, et nad ütlevad aitäh, sa selle leidsid. Meie saame öelda, see on Jumala vaim, Kristuse vaim, kes seda teeb, sest tema on, see mina olen. Armas kogudus, punane on ilus värv. Püha vaim on meile kingitud. Jätkame samas vaimus. Jumal õnnistagu meid ja lasku meid saada teistele õnnistuseks. Amen. Ja Jumala rahu, mis on kõrgem kui meie mõistmine, hoidku meie südamed ja meeled Kristuses Jeesuses meie isandas. Amen.